nii, alguses toodi lavale ainult 4 tooli ja ma üritasin neile öelda, et nad tooks mulle voodi, aga ikka ei saanud. Aga nüüd räägime tõsistest asjadest, et teeme niimoodi, et lühidalt igaüks ütleb midagi selle video kohta, midagi sellist, mis võib-olla siin saalis oli, et kes ei ole hariduseksperdid, kohe ei märganud, kuna teie olete eksperdid. Kas keegi tahab alustada? Mingi asi, mis kohe silma jäi, Piret? Mulle väga meeldis, kui üks noormees seal ütles, et tema palub tehisarule anda teadusallikaid ja kui ta annab talle tavalise, võib-olla populaarteaduslikku, siis ta siis parandab seda tehisaru, et seda oli nii tore kuulda. Siis ma igaks juhuks täpsustan, mul võib-olla teine tööandja Tallinna Ülikool ka vaatab, et siis ma ütlen ka häälega välja, et ma töötan ka Tallinna Ülikoolis ja sellepärast ka minule jäi see silma, et nii tore, et juba keskkoolis lapsed teadusartiklite poole vaatavad. Jah, Liina? Minu meelest oli hästi rahustav näha seda, et kui me teame uuringute järgi, mis on Eestis tehtud, et 76% õpilastest kasutab tehisaru õppimisel, et nad selle video järgi kasutavad seda ikkagi kriitiliselt, et nad hindavad kriitiliselt tehisaru antud vastuseid ja ka neid allikaid. Et need on hästi olulised, et nad mõistavad, et tehisaru ei ole eksimatu. Et enne meil nendest sissejuhatavatest tekstidest jäi kuidagi mulje, et inimene on ebatäiuslik ja tehisaru on täiuslik. Ei ole ju. Et ta võib küll kujuneda täiuslikuks, aga täna ta siiski veel ju täiuslik ei ole. Ja me saame, ka noored inimesed saavad sellest aru. Ja mina olen siin vastik moderaator, ma räägin ise vahele ka, et siin tõesti, ma ei hakka tänast sisse panema, et inimese ja tehisaru vead on erinevad. Mõlemad on ebatäiuslikud, natuke erineval moel. Ma tahaksin siia teie kommentaaride juurde kohe öelda seda, et muidugi kõik peame silmas pidama, et need olid noored, kes oskasid tehisaru kasutada. See on väga selektiivne valim, on ju, et me ei peaks järeldama, et kõik noored oskavad tehisaru kasutada. Ma võib-olla, aitäh, kommenteerin ka, et erinevalt näiteks juturobotitest, kes annavad keskmiselt oodatavaid vastuseid, siis mulle tundub õpetaja vaatest, et nii nagu siin oli juttu, et need ei ole tõesti võib-olla keskmised õpilased, sest et praktika näitab, et keskmine õpilane tegelikult kasutab juturoboteid veidi teistmoodi, aga loomulikult on hea meel, et meil on sellised näited ja eeskujud, kus on jõutud selleni, et olla kriitiline ja olla ennast suunav ja ennast juhtiv õppija. See on väga tähtis ja just, et riigina ka me peaksime seda esile tooma ja neid õpilasi esile tooma ja nemad peaksid jagama oma oskusi nagu paremini teistele. Sest need on olemas, et õpilased, nagu mina ka ütlesin, aga just, et nad praegu vähemus, aga me tahaksime riigina, et see oleks enamus, eks? Ülle. Ja ma lisaks sellele peegeldusele selle vaate, et ma tean, et Gustav Adolfi gümnaasiumis on õpetajad väga tugevalt toetatud haridustehnoloogia rakendamisel. Ja minul oli tore kuulata seetõttu, et ma olen ka seal ühe õpetajaga vestelnud, küll juba peaaegu 2 aastat tagasi, et kuidas ta avastas AI ja kuidas ta hakkas seda enda töö tõhustamiseks kasutama. Ja mul oli rõõm näha, et need õpilased tõid neid näiteid sellest valdkonnast, kus õpetaja töötab, et ma arvan, et see võib olla minu meelevaldne seostamine, aga see on täpselt selline kasutamise viis, mida õpetaja saab suunata, et kuidas AI-d kasutada, olla kriitiline ja oma õppimise heaks. Jah. Aitäh, võib-olla tuleme selle video juurde veel tagasi, kui keegi tahab kommenteerida, aga mina mõtlesin, et kuna me räägime tiihüppest ja et võtaks selle asja nagu kenasti kokku, et tegelikult täitsa uskumatu, et põhimõtteliselt aasta aega tagasi ainult väga vähesed olid kuulnud veel sellisest plaanist teha tiihüppe. President kuulutas selle välja, ta mainis seda oma aastapäeva kõnes ja siis 25. veebruaril kuulutas välja. Ma tahaksingi natukene saada sellist reflektsiooni teie poolt, et Liina Kersna, teie olete olnud ise ka minister, et kui teie kuulsite sellest initsiatiivist, võib-olla, mis oli teie esimene mõte ja võib-olla ka kommenteerida, et mis teile tundus, et sai kohe alguses hästi tehtud? Pärast räägime sellest võib-olla, mis sai halvasti tehtud, aga mis sai hästi tehtud? No iga muutuse juures on määrava tähtsusega, kas me võtame ohjad enda kätte ja püüame seda muutust
ise juhtida või see väljaspoolt tulev muutus juhib meid. Ja tehisaru kindlasti, et ta, nagu me oleme siin korduvalt juba öelnud ka, et ta jääb, küsimus on selles, et kas meie püüame võtta ohjad või võtab ohjad tehisaru. Ja see oli minu meelest selle presidendi initsiatiivi väga suur pluss, et riik koostöös haridusvaldkonna ja ettevõtjatega otsustasid võtta ohjad, sest haridusvaldkonnas tehisaru mõju on kindlasti äärmiselt suur ja tal on suur potentsiaal mõjuda ka väga halvasti. Nii et selles mõttes oli hästi oluline, et me võtsime initsiatiivi. Eile tuli välja OECD raport tehisaru teemal ja seal on 4 soovitust poliitikakujundajatele. Ja ma vaatasin suure rõõmuga, et tegelikult enamuste soovituste puhul me oleme teinud esimesi samme. Ja esimene soovitus oligi see, et riik omalt poolt panustaks haridusliku tehisaru arendamisse ja uurimisse. Me oleme esimesed sammud teinud. Teiseks, et riik oma regulatsioonidega ühelt poolt kaitseks kasutajaid ja nende õigusi, aga teisalt ei takistaks innovatsiooni, et ei tohi ka kruvisid liiga kinni keerata. Kolmandaks, et me peaksime tagama kõigile selle need seadmed ja kontod, et nad saaksid kasutada tehisaru võrdselt, et see ei tekitaks omaette ebavõrdsust, mida me samuti riigina teeme. Ja minu jaoks personaalselt tundub kõige olulisem, et me peaksime võimendama inimese keskset õppimist ja õpetamist, aga seda siis ka nüüd AI abil. Jah, et see on tõesti keskne ja toredasti ju tegelikult meie riik ka selle suuna kohe alguses siis võttis. Aga Ülle, küsiksin seda, et nüüd HTM-i poole pealt, et niikuinii on kogu aeg on ju palju tööd, kogu aeg on kõik graafikud täis ja siis nüüd president tuleb välja sellise initsiatiiviga, et mis oli teie ja HTM-i nagu esimene reaktsioon, võib-olla mõne kõlaka rääkida, kuidas inimesed, mis see reageerisid selle peale? Jaa, ma võin öelda seda, et Haridus- ja Teadusministeerium tuli algatusele taha ilma ühegi kõhkluseta. Me oleme tegelikult Haridus- ja Teadusministeeriumis ju kokku kutsunud AI nõukoja juba enne presidendi algatust, olime aru saanud sellest, et meil on tegelikult vaja nõu pidada, et kuidas see mõjutab õppimist, õpetamist ja kuidas me saame seda poliitikat targalt kujundada. Ja kui siis TIHÜPE algatus sündis, siis ilma ühegi kõhkluseta. Ja selle tööd on palju teemaga nõnda, et see kõik tegelikult nagu ühe eesmärgi nimel tekitab sünergiat, et ongi väga hea teha selle nimel palju tööd. Aga jah, me poliitika kujundamises oleme jõudnud selleni, et me läbivalt arvestame selle mõjuteguriga ja oleme tegelikult hakanud ka läbi mõtlema õpetamise ja õppimise juures ka selliseid korralduslikke küsimusi, et kui meil on tehisintellektipõhiseid lahendusi tulevikus, need näiteid võib siin tuua erinevaid õpetamisprotsessist eksamite korralduseni välja, olgu see siis ka öeldud, et siis tegelikult avada nagu see arutelu tõesti, et aga kuidas kõige mõistlikumalt seda korraldada. Ja mida me küsime, miks me küsime õpilastelt, mida üldse tulevikus on oluline, et õppijad demonstreeriksid oma teadmiste, oskuste ja hoiakutena, et kõik selline nagu vundamendi juurde tagasi pöördumine, ma arvan, et see on väga kasulik, taasmõtestamine, väga kasulik. Vajalik isegi. Piret, teie olite ja olete siiamaani Tallinna Ülikoolis ja siis on ju, kui TIHÜPE sihtasutus loodi, siis TIHÜPE sihtasutuse juht tuli teiega rääkima, et te tuleksite programmi juhiks, et miks te otsustasite minna ja nüüd on pool aastat läbi, kuidas on, kas oli õige otsus või kõike võib öelda siin, keegi ei filmi siin, ega keegi ei pane tähele. Omavahel öeldes siis on olnud elu kõige põnevam tööalane aeg, et ma olin varasemalt doktorantuuris Tallinna Ülikoolis ja see oli hästi vaikne aeg, me ei ole kunagi nii palju konverentsidel käinud ega paneelides osalenud kui nüüd TIHÜPE raames.
aga ma sattusin TÜÜP pardale tegelikult enne seda, kui tegevjuht Ivo tuli minuga rääkima. Pöörduti Tallinna Ülikooli poole, et on saadud aru, et TÜÜP raames võiks koolides siis hakata õpetajatega kasutama sellist õpiringi metoodikat ja kuna mina olin oma doktoritöö raames seda uurinud, siis mina ka sinna nõuandjaks alguses TÜÜP-le sattusin. Ja siis sai mõnda aega tööd tehtud, kui ma mõtlesin, et võib-olla peaks rohkem panustama ja siis oligi aega üks päev mõelda, et kas tulen pardale ja hakkan seda kõike juhtima või siis olen väike mutrik ja ma mõtlesin, et pigem on hea juhtida oma teadmiste pealt, mis mul on ja kogemuste pealt ja nii ma olen seda teinud. Pool aastat on olnud vägev töö tegemine, nagu Jaan ka ütles, tegelikult Jaan, sa oled ise ju veel kauem olnud kui mina ja samamoodi hästi palju panustanud, et tõesti siin asjad on käima lükatud, nii õpetajate programm, mida mina juhin, et hästi palju tegevusi ja tuge kogu aeg mõtleme, kuidas õpetajaid toetada, sest et nii nagu HTM-is on töölaud kogu aeg täis, siis tegelikult õpetajatel ka. Et me üritame nendel ikkagi võimalikult leebeks teha seda nii-öelda tiihüppet, et nemad omakorda saaksid mõnusasti siis õpilasi toetada. Jah, aitäh ja väga hästi juhatad sisse kärgimise küsimuse, Madli-Maria, te olete õpetaja, et kuidas teil oli see esimene reaktsioon, sest ma tean, et kuna see alguses see info liikumine oli natukene, ütleme, kummaline, siis õpetajatel kõigil ei olnud kohe positiivne reaktsioon, ka seetõttu, et ei olnud selge üldse, mis sealt tuleb, jäi mulje, et antakse lihtsalt ChatGPT on ju litsentsid kätte, et mis oli teie esimene reaktsioon ja siis kas mingil hetkel te saite aru, et okei, tegelikult läheb päris normaalselt, kui selline hetk on olnud? Aitäh. Mina selles mõttes jah, et mul on hea meel, et ma saan esindada õpetajavaadet. Nüüd tiihüppe valguses, mille eesmärgid, ma usun, on väga head ja ma väga loodan, et me nendeni mingi hetk jõuame, tuleb eristada tegelikult nüüd gümnaasiumiõpetajaid ja põhikooliõpetajaid, sest et programm esialgu vähemalt on suunatud olnud gümnaasiumile ja ka gümnaasiumi õpilastele ja sellega seoses, no ühesõnaga, et õpetajaid võib-olla ka, et kui tehisaru mõtleb keskmiste peale ja annab oma vastuseid keskmiste pealt, siis kui me mõtleme Eesti õpetajate keskmise peale, siis ilmselt me kõik teame, et mis see pilt on ja teame, et meil on palju neid õpetajaid, kes võib-olla pelgavad tehisaru, kes ei ole julenud seda kasutada ja võib-olla tunnevad natuke mured selles, et kuidas nad saavad õpilasi juhendada ja nii nagu tõesti statistika näitab ja sellest on olnud siin juttu juba mõned korrad, et väga suur osa õpilasi on juba kasutanud tehisaru väga aktiivselt ja võib-olla nagu ühesõnaga kõige selle ees, mis ma tõesti loodan, et see tiihüppe Eesti jaoks saavutab ja õpilased hakkavad mõtestatult õppima ja ennastjuhtivalt õppima, on mul võib-olla väike ikkagi skepsis või murekoht selle ees, et kui juba 5. ja 6. klassi õpilane ikkagi ka lubab tehisarul teha ära oma kodutööd ilma, et ta mõtleb niimoodi kriitiliselt nagu siin nähtud õpilased, et kas võib-olla see gümnaasiumisse jõudnud õpilane, et äkki kas seal on juba liiga hilja hakata neid mustreid muutma, kui laps on kasutanud tehisaru enne just nimelt väga mugavalt, et hakkab tegema kodutöid siis, kui trennid on läbi, kui sõpradega on väljas käidud õhtul kell 10 ja teab, et justkui kell 11 juba oleks ju hea magama minna või isegi kell 10. Ühesõnaga, et kuidas see reaalsus tegelikult nende eesmärkidega kokku sulaks, et mulle väga meeldiks, et ka minu isiklikud lapsed näiteks kasutaks tehisaru sellisena, et küsin, et mul on selline ülesanne, et kuidas on ju suunata siin, et kuidas ma võiksin jõuda selle tulemuseni, aga reaalne pilt näitab tegelikult praegu paraku midagi muud
ja nüüd ongi, et kuidas see nagu kokku panna, et jõuda selleni, et õpilane näeb, mis on talle kasulik. Õpetaja näeb seda väga hästi ja õpetaja, ma usun, on tänulik selle rakenduse eest, mida luuakse ja kindlasti ka põhikooli õpetaja on huvitatud sellest, et seda katsetada ja et ka seal jõuaks see õpilasteni, mitte praegu nagu ainult gümnaasiumis, kuigi ma saan aru, et see on esimene etapp, et ilmselt on lootust, et jõuab ka. Ja meil ongi siin selles suhtes on väga vilets paneel, et kõik on ühel meelel, mulle tundub, enamikes asjades väga raske on siin võistlus saada ja seda otsust kommenteerides ka, et ma arvan, et tegelikult terve paneel ka nõustub, et see oli riigina nagu tark otsus, et sa pead kuskilt alustama, kui sa liiga laialt alustad, sul on väga raske seda asja hästi teha ja kui sa alustad, siis kõige targem on alustada see 10.–11. klass, et jah, muidugi me tahaksime tegelikult, et ta liigub sinna allapoole ka. Aga see kenasti viib ka sellise järgmise põhiküsimuseni, mis ongi see, et me rääkisime sellest, et kuidas ta algas ja natukene võib-olla positiivsemalt, aga siit juba natukene kõlas läbi ka see, et on murekohti endiselt selle tehisaru kasutuse juures, on murekohti tiihüppe juures ja võibki küsida, et mis on need asjad, mida kas võinuks teistmoodi teha või siis eelkõige ka veel praegu võiks teistmoodi riigina vaadata ja ka tiihüppena? Ma võin alustada, et ma arvan, et see tehisaru tulek tuletab meile hästi meelde sellist põhiõppimise funktsiooni, mille me võib-olla olime juba ära unustanud, et mis see õppimise eesmärk meil üldse on ja kuidas üldse õppimine kui protsess toimub. Mina olin haridus- ja teadusminister sel ajal, kui oli COVID-i aeg ja Tallinna Ülikoolis tehtud uuringud näitasid COVID-i ajal seda, et 1/3 distantsõppel olnud õpilastest said suurepäraselt hakkama, nad said isegi paremini hakkama kui kontaktõppel. 1/3 oli selliseid õpilasi, kelle õpitulemustes ei olnud vahet, kas nad olid distantsõppel või kontaktõppel ja 1/3 õpilastest jäi korralikult hätta distantsõppe ajal. Ja järeldus oli see, et need õpilased, kes said hästi hakkama, et nende enesejuhtimise oskus või ennastjuhtiva õppija nagu teadmised olid kõrgemad kui neil, kes siis jäid hätta. Ja täna on AI tulekuga seesama teema äärmiselt tähtis. Nii nagu teie juba viitasite ka, et see enesejuhtimise oskus on oluline ja see on oskus, nii nagu kõik oskused, mida saab ja peab arendama, et see ei tule meile emapiimaga kuidagi kaasa ja minu väga suur nagu ootus on see, et me teadlikult klassiruumis tegeleksime sellega, et me õpetaksime oma õpilastele enesereguleeritud õppimise oskust. Ja seda me peame tegema juba esimestest klassidest alates, eakohaselt, andma õpilastele eakohaseid valikuid, kuidas nad oma õppeprotsessi kujundavad, ka näiteks seda või õpetama neile seda, kuidas iseennast hinnata ja analüüsida, kuidas seada eesmärke, millest lähtudes siis pärast ennast hinnata. Nii et selliseid klassiruumi praktikaid on palju, mis toetavad enesereguleeritud õppimist, aga seda peab tegema enne, kui me neile tehisaru kätte anname. Ja seesamane minu poolt viidatud OECD raport, mis eile välja tuli, ütleb samuti, et kõigepealt peame me õppima ilma tehisaruta, siis haridusliku tehisaruga ja alles siis selle üldkasutatava tehisaruga, kelle kasutaja peab olema juba ikkagi ekspert. Mina näiteks näen Riigikogus, minu hea kolleeg on eetikaprofessor Margit Sutrop, kes pidevalt kasutab tehisaru. Ta on professor, ta kasutabki seda väga targalt, ta teab, aga kui me anname selle 5. klassi õpilase kätte, siis tekibki see mõttelaiskus, millele on juba teadusartiklites väga palju viidatud. Jaa, et ma lisan, muide Liina, mul läks ka mõte selle COVID-i kogemuse peale, et minu meelest on nagu mingisugused olukorrad nagu natuke katalüsaatorid, et nad põhimõtteliselt toovad meile kätte ka selle taotluse, mida ükskõik millises õigusaktis või juhendis või ka strateegiadokumendis on sõnastatud ja mis tegelikult ta nagu ei lähe nii-öelda käiku või et see hoiaku muutmine on ju teatavasti pikk protsess
ja nüüd see õpetajate nagu sattumine kohanemise faasi, eks ju, ja noh, paratamatult seal tulevad need kohanemise faasi kõik etapid, eks ju, läbi teha ja sellega seoses on nõnda, et AI tulek on minu arvates nagu taaskord sellise katalüsaatori loomuga küsimus, et kui sa, Madli-Maria, tõid selle oma laste kodutööde näite, eks ju, et kui palju me oleme aastaid rääkinud sellest, et mõtestada, pöörata tähelepanu just metakognitsiooni oskuste kujundamisele selleks, et õppija saaks oma õpioskust arendada, ta peab mõistma iseennast ja seda, kuidas tema efektiivselt ja tõhusalt õpib. Et võtta selleks aega on kahtlemata vajalik ja see on prioriteet ja siis selle kaudu sa saad tegelikult siis tegeleda selle valdkondliku õppega, eks ju, ja nüüd tegelikult see AI tulek paneb täna õpetaja olukorda, kus ta varem või hiljem tegelikult jõuab selle hetkeni, kus ta mõistab, et teatud praktikad ei ole otstarbekad. Ja no paraku tegelikult veel hullem, mitte ainult mitte otstarbekad, vaid ka tegelikult õpilast kahjustavad teatud hetkest alates. Ja see tähendab seda, et selles olukorras muutuvad nüüd oluliseks kõik sellised juhtimisteemad, et kuidas õpetajate koostööd arendada, jälle uuringud näitavad, et me oleme sellest palju rääkinud, aga see ei tule kuidagi, ja nüüd see AI kui katalüsaator saab tegelikult panna meid olukorda, kus me peame reageerima, me peame need praktikad ka haridusasutustes kujundama ja õpetaja hoiak lükatakse kiiremasse muutumisse, kui see oleks võib-olla sellises stabiilses ja tavapärases rütmis. Et ta on katalüsaator selles mõttes, jah. Tegelikult muidugi siin väga loogiline oleks küsida Madli-Marialt, aga või sa, Piret, sa tahad midagi vahele öelda? Ega ma ei, sellises, või on vabadus siin nagu mingisugune? Küsi sina oled juht. Aitäh. Et mulle tundub, et see väga loogiliselt on küsimus siin siis Madli-Mariale ja esiteks, et kuidas see õpetaja vaatest on ja võib-olla TIHÜPE spetsiifiliselt ka, et TIHÜPE raames Piret ja teised on teinud palju tööd, et õpetajani jõuaks see õige info ja hea info, aga kuidas sellega on, kas see info teie arvates on piisav ja on jõudnud ja siis mis on need võib-olla murekohad selle kõige juures? Mulle tundub, et õpetaja jaoks, nii palju kui me oleme suhelnud, et kuulun ju ka nii nagu enamus Eesti õpetajaid erinevatesse aineliitudesse, mulle tundub, et õpetajal on vajaka praktilistest oskustest, mida on püütud toimetada, et ma tean, et Haridusministeeriumi tellimusel ju tehti väga mahukas AI koolitus läbi, kas oli vist ligi 300 koolitust, mida õpetajad väga kiitsid, aga justkui jäid ootama jätku, et olgu, väga hea, me saime nagu esimese sammu maitsta, aga nüüd lähme edasi, et teeme edasi ja ma väga loodan, et see algatus selles mõttes jätkub ja päriselt õpetajad saavad seda aega, et keegi juhendatud siis inimene neid toetab ja aitab koos mõelda ja kindlasti on väga tänuväärt ka need õpiringid, mis ennekõike võib-olla toovad fookusesse uuesti ka haridusfilosoofia on ju ja see, et mismoodi me peame tänapäeval õppima, et me ei saa ühesõnaga lähtuda sellest, et see, mida õpiti ülikoolis haridusfilosoofia taustal 10 või 20 või mõneti ka 30 või 40 aastat tagasi, et selge see, et see on muutunud ja me peame seda arvestama, et see osa on ka tänuväärne, aga see, ütleme, et ta natuke, et see praktiline peab seal juures olema ja võib-olla seda praktilist osa on see, mis õpetaja ootab, et ta oskaks olla, sest et ütleme, et keskmine õpetaja koolis praegu ju teab väga hästi, et õpilased on nendest väga paljudes asjades nutikamad, eriti tehnoloogias, ja on väga tore, kui see klassiruumis peegeldub selliselt, et õpetaja ütleb, et kuidas nüüd see siin käis ja õpilane tuleb appi, aga on palju paraku õpetajaid, kes pelgavad seda ja nagu tunnevad ennast halvasti, et ei, et mina seda ei oska ja et ma kindlasti ei taha seda õpetada, et nad ei ole, selles mõttes nad ei julge olla avatud sellele, et õpilased võiksidki olla mingites teemades nende võib-olla kaasteelised ja toetada ja aidata, et mulle tundub jah, et ütleme, et keskmine õpetaja koolis vajab sellist praktilist tuge ja ma näen, et see võiks olla just selline haridustehnoloogiline tugi ja on õnnelikud need koolid, kus on haridustehnoloog tööl, kes tegelikult saab toetada, aga ma tean, et ka väga paljudes koolides ju ei olegi või et on
on näiteks 0,1 kohaga või 0,5 kohaga ja sellised naljakad kooslused, et mulle tundub, et praeguses koolis just selline haridustehnoloogiline tugi on väga oluline, et toetada ka seda tiihüppe teemat. Et see on nagu miski, mida võib-olla saab kuidagi toetada, et see läheks edasi, nii et õpetaja tunneb ka ennast kindlalt selles teemas. No nii, Piret, palun vabandust, pidid ootama, aga mis saad rääkida, võib-olla mis on sinu mõtted ja siis ka, et mis tiihüppe sisemiselt või sinu sisemiselt need murekohad on praeguse olukorraga? Mulle väga meeldis, et Liina ja Ülle rääkisid sellest õppimise olulisusest. Ma olen seda ka varem maininud, et tänu tehisaru tulekule meil ei ole hariduses olnud nii suurt diskussiooni, sellist nagu tõesti põlevat diskussiooni selle üle, et mis asi see õppimine on. Ja sellepärast ma ka selle õpetajate tugiprogrammi ehitasin üles põimides selle, et õpetajad saavad õppida, et mis asi see õppimine päriselt on. Et me räägime hästi palju õppimise väljunditest, me räägime hinnetest ja eksamitest ja me räägime kodutöödest ja nii edasi, aga nüüd, kus on tehisaru, mis võib teha lapse eest ära need hindelised kodutööd ja nii edasi, lihtsalt kodutööd ka, siis nüüd me peamegi tulema selle juurde, et okei, kuidas me saame aru, et laps on õppinud ja seda me ka seal õpetajate tugiprogrammis õpime. Et meil on hariduspsühholoogid, kes siis üle kuu veavad selliseid piirkonnaüleseid seminare, kus õpetajad saavad mõtestada nii mõiste arenguga, mäluga, mõtlemisega, hästi oluline motivatsiooniga, kuidas ma motiveerin last mitte kasutama seda tavalist ChatGPT-d, vaid näiteks seda, mida meie tiihüppe on nüüd välja arendanud. On ju. Selliseid teemasid. Ja siis teisalt me räägime õpetajatega tiiteemadest, ehk siis kuidas tehisaru nii ise oma töö efektiivsemaks muutmiseks kui ka õpetamiseks tehisaru kasutada. Me räägime seal heast promptimisest, assistentide, agentide loomisest ja nii edasi. Ja need asjad tegelikult on põimitud ja nad on põimitud sellise suure termini alla nagu tehisaru kirjaoskus. See Eestis ei ole väga võib-olla levinud haridusmaastikul selline mõiste, aga me oleme nüüd ka oma tiihüppes selle ära mõtestanud, baseerudes siis erinevatele raamistikele ja ka digikomp 3 ehk siis digipädevuse mudelile, mis tuli välja. Ja seal me mõtestamegi seda õpetajate tehisaru kirjaoskust kui teadmisi tehisintellekti kohta, oskus seda kasutada pedagoogikas ehk siis üldse hinnata, kas ja kuidas ma seda õpetamises kasutan ja siis loomulikult eetikaga seotud teemad, ehk siis me kõike seda üritame nüüd seal tiihüppes õpetajatel toetada. Ja lisaks nendele seminaridele, kus saab õppimise õpetamise teemasid arutada, tehisaru paremini tundma õppida, praktilisi oskusi õppida ja nii edasi, siis meil on ka erinevaid materjale. Meil on Moodle kursus loodud õpetajatele, kus nendel on nii lugemismaterjalid, õpiringide kavad, meil on YouTube, mis on paksult videosid täis, et materjali on, aga jah, Jaan, kui sa küsid mu käest, et mis on need võib-olla õppetunnid, siis mul oli ka natukene aega vaadata eelnevale poolaastale tagasi ja üks suur õppetund on ikkagi see, mille me ei saa midagi teha sinna, on ikkagi see, et koolid selles suhtes ei olnud valmis, et kui meie ehitame selle õpetajate tugiprogrammi selliselt üles, et me eeldame, et koolides on koostööaeg, kus õpetajad saavad koos õppida, koos neid teemasid arutada, siis enamus Eesti koolides ei ole seda koostööaega. Või ei ole see koostööaeg niimoodi mõtestatud, et mõeldakse, et infominutid kuskil hommikul on mingisugune koostööaeg, aga tegelikult õpetajad vajavad seda aega, et tulla kokku, koos arutada õppimise õpetamisega seotud teemasid, tehisaru teemasid, koos välja mõelda parimaid praktikaid. Ja siin ka ma panen südamele ikkagi koolijuhtidele selle, et nende käes on võti tiihüppe õnnestumiseks. Nende käes on võti, et õpetajate tehisaru kirjaoskus, õpilaste tehisaru kirjaoskus areneks, sellepärast, et kui nemad loovad õpetajatele head tingimused, koostööaeg on üks kõige olulisem asju, et õpetajatel oleks ühine aeg tunniplaanis, nädalas,
kuus võtta see 1,5 tundi, tulla kokku ja arutada, et koolijuhi käes on see võti, et õpetaja ei pea üle aia ronima või ukse või akna praost sisse ronima, vaid saab hästi minna sinna tehisaru maailma läbi ukse ja avastada mõnusasti ja mugavalt seda maailma. Et jah, seda koolides veel ei olnud, aga me ka sellega tegeleme, käime personaalselt ka täitsa koolides rääkimas, toetamas, jagamas kogemusi, kuidas saab teha, sest et meil on kool Eestis, kus see väga hästi toimib, õpetajad õpivad ja siis me näeme, mida lapsed räägivad. Aitäh, ja ma siin selle viimase raundi teeks nüüd selle peale, et me vaatame natukene tulevikku. Et tänasel päeval see tiihüppe on maailmas unikaalne asi. Me oleme teistest riikidest praegu ees selles suhtes, et meil on see õpirakendus, meil on konkreetne teaduslik vaade, kuidas see õpetamisprotsess läbi tehisaru peaks olema. Ma ise hindan, et me oleme ees võib-olla 5-6 kuud teistest riikidest. Nüüd küsimus on, et kas me peaks riigina seda kuidagi kasutama. On inimesi, kes käivad, näiteks ka praegune minister, president, kes räägivad sellest tiihüppest ja teised riigid on mingil määral huvitatud, aga ei ole otsest sellist väga tugevat koostööd veel nende teiste riikidega ja Eesti riik otseselt tänaseks päevaks ei ole veel nii palju sellest kasu saanud. Et mis me peaksime tegema, et Eesti riik nagu kasu saaks? Et see küsimus on siis peamiselt siin praegu Liinale ja Üllele ja proovige igaüks nagu minutiga vastata või natuke peale võib. Kumb tahab enne? Et mis me riigina või ka Haridus-Teadusministeeriumil peaksime tegema, et nagu Eesti riik saaks kasu sellest programmist, mitte ainult seetõttu, et õpilased on targemad, vaid ka nagu rahvusvahelises mõttes. Ma ei tea, ma ei ole nii kindel, et me oleme tohutult ees. Praegu oleme. Kui ma olen suhelnud oma väliskolleegidega, siis kõik riigid pingutavad. Aga sellist asja ei ole üheski riigis, sellist programmi. Ja aga meil üks kool kasutab seda programmi praegu, eks ole. Ma saan aru, et see eskaleerub õige pea, aga siiski enamus riike ja väga palju rikkamaid riike tegelevad sellega ja loomulikult huvi meie vastu on suur, seda me näeme ka Riigikogus, paljud haridusvaldkonna delegatsioonid tulevad ka Riigikokku. Eks siin ongi oluline teha koostööd, sest et õppimine on ju universaalne. Soome laps õpib samamoodi nagu Eesti laps või õpib USA laps. Et kui me teeme seda koos, siis me tõenäoliselt saame seda nagu kiiremini ja tõhusamalt ka teha, eriti veel läbi rääkides nende suurte korporatsioonidega. Jah, et unikaalne on see, et ühegi teisel riigil ei ole päris sellist tsentreeritud programmi, mis teeb... Aga haridus õppimisele orienteeritud programmidega tegelevad väga paljud riigid. Aga väga hea, et lõpuks sai meid riigi ka nagu... me ei ole ainukesed. Sellises asjas oleme ainukesed. Sellises konkreetses asjas... Jaan Aru ei ole võib-olla panustanud Rootsi programmi, aga... Ei, aga me teame, mis nad teevad, me teame sellest. Väga hea, Liina, aitäh. Teeme niimoodi, et meie oma on kõige parem. Loomulikult me tahame, et me oleme kõige parem. Aga Ülle, kas me... ma annan siin Piretile, aga Piret, minut. Jaa, ma lihtsalt tahtsin kaitsta Jaani, et tõepoolest me oleme ka suhelnud, tiihüppe ka annab enda panuse ikkagi, me kogu aeg iga nädalaselt suhtleme erinevate riikidega ja me teame, et tõepoolest sellist asja nagu Eestis, et me teeme üle riigi, sellist asja maailmas ei ole, et õpetajad õpivad, meil on oma õpirakendus ja nii edasi, et see on meie forte, see, et me oleme väiksed ja me saame niimoodi teha, oleks nüüd kõik pardal, see oleks ka vägev. 20 sekundit. väga hea. Nii, Ülle ja... Ülle, palun ütle. Nii, ma räägin. Tulevikku vaatavalt, et mis oleks vaja? Õpetaja vaja aasta pärast. Just, et väärtus tõenäoliselt, kui me oleme ainulaadsed, tekib siis, kui on juba mingid tulemused esimesed käes, neid võrrelda, nendega koos edasi minna, et see on väärtus. Ma olen mõelnud sellele, et küll oleks põnev olla praegu õpilane, nagu selles ajas, kus näha, mismoodi see teeb. Õnneks, kui oli siin juttu, et võib-olla kõik ei ole veel lapsevanemad, aga ühesõnaga, et olles lapsevanem, tegelikult on võimalus näha seda, et mida ta teeb. Ja isegi kui oli juttu siin, et võib-olla esialgu on ikkagi muret tekitav see, mis ta teeb, see tehisaru, et siis lootus sellest, et ta hakkab tegema midagi muud, on muidugi väga suur.
et ühesõnaga põnevusega ootan, mis tulemused tulevad. Ja Ülle, et mis on siis Jaa. HTM-i pikk plaan? Viimasena rääkides... Kas on üldse aega selle peale mõelda? Ma arvan, et päris palju seda tööd tehes tuleb kogu aeg mõelda nende suurte pikkade eesmärkide peale, et mitte nagu vehkida koordineerimatult, aga ma võib-olla tegelikult isegi, ma ei pretendeeri sellele, et ma nüüd nagu ankru sõnavõtjana panen kõik paika, aga ma tegelikult tuleks võib-olla Liina mõtte juurde tagasi, et seda edumaad on tegelikult väga kerge kaotada. Jaa, sellega mina ka nõustun, et ongi, et see on paar kuud. Jah, et neid tehnoloogilisi algatusi, kus Eesti on olnud esimene ja tegelikult eks ju paar aastat hiljem on üle maailma, tegelikult see edu sõltub hästi palju rakendamise tasandit väljakutsetest, et kuidas me tuleme toime, seesama, mida Piret, sa rääkisid koolides, eks ju, avaneva pildi osas, õpetajate koostöö osas, mul on väga hea meel, et tiihüppe, vana ajalugu ikka lööb välja, eks ju, aga olen olnud kaasatud selles vanas protsessis ka, aga mul on väga hea meel, et Ivo juhib ja teab väga hästi, kuidas koolis tegelikult koostööaega tekitada, sest kui me seal ei hakka teistmoodi tööle, siis me selle tehnoloogilise edumaa kaotame hästi kiiresti. Ja see tähendab seda, et me teame seda, et õppekava väga häid näiteid on mujal maailmas, meie jaoks pigem arenguruum, eks ju, kuidas minna üldoskuste põhisemaks. Meil on õpetajate koostöökoht väljakutse, see tähendab, et muu maailm on seal ees meist. Ja kui me seda nagu nüüd ei ärata sinna taha, siis me kaotame selle edumaa. Väga õige. Urmas, kas meil on mõni küsimus ka saalist, et ärge teie kartke seda nulli siin ees, et meil tegelikult on paar minutit ka, et kui inimesed saalist tahtsid midagi... Jaa, nulli peab tegelikult kartma ikkagi. Punane null ja on siis tehis või mitte tehisaru, peab kartma ikka. Küsimustega on kehvasti, selles mõttes, et küsimusi on üle 30 ja on päev selge, et me ei jõua kõiki neid menetleda, aga mõnele asjale tahaks tähelepanu juhtida, sa ise küsisid ka siin nende konfliktide osas ja mulle tundub, et mõnda asja siin reflekteerib saal ja vaataja ekraani taga päris hästi. Esimene, mis võib-olla puudutab seda valikut, et me läheme liikvele gümnaasiumiga ja see küsimus küsib, et miks räägitakse tehisaru kätte andmisest, kui igaüks võib seda vabalt kasutada. Ja täna väga tõenäoliselt nii on, 5., 6., 7. süsteemselt kasutavad, jõuavad gümnaasiumisse, on selleks hetkeks juba 5-6 aastat teadlikult kasutanud. Ja teadlik on siis see, et nad kasutavad seda igapäevaselt, eks ju, mitte väga juhitult, et see on võib-olla see üks ka natukene võib-olla mõtlemise koht, eks ju, et kuidas see asi kõik edasi liigub. Jah, et võib-olla siin vastan paneeli eest väga kiiresti lühidalt, et jah, et me ei saa rääkida kätteandmisest, me saame rääkida näiteks õpirakenduse kätteandmisest või mingite paremate tööriistade kätteandmisest, mida jah... Just selle küsimusega väga hästi seostub siin miski, mida me ka võib-olla ei pane tänasel päeval nii palju tähele, et me oleme ju tegelikult selline nagu võrgustunud maailmas, et loevad omavahel tihedat koostööd, tegelevad võrgustikud ja ma püüdsin väga tähelepanelikult aga kuulata ja jälgida, aga lapsevanem öeldi siin paneelis vist ainult selles kontekstis, et kas saalis on lapsevanemad. Meil anti liiga vähe aega. Paneel vabalt suudaks rääkida lapsevanemat. Aga mõte on siin, et see on ilmselt olukord, kus kooli seos lapsevanemaga nõuab ka uut kvaliteeti, kus see aeg leitakse ja kuidas see koolipoliitikasse tänasesse nagu sobitub. Ja üks küsimus veel, et me täna ka väga palju räägime sellest, et kuidas õpetada õpilasele, et kus on jõe suue, sest me oleme kogu aeg seda õpetanud ja nüüd peaks õpetama siis seda tehnoloogia abil, aga saalist Lukas, Apsakots ja Ilves viitab sellele, et võib-olla peab rääkima ka just sellest enda kasutamise, uute asjade tegemise, õpetamisest, eks ju. Ja kes seda päriselt teeb, kuidas panna püsti iseenda jaoks õpiagent näiteks. Kahjuks ilmselt seda abikoolist täna leiab tikutulega üksikut tikutulega, aga ma arvan, et see on tegelikult tulemas ja see on osati ka seetõttu, et tiihüppe näiteks õpetajaid toetab ja tiihüppel on eraldi ka õpilaste programm, et muidugi, et see on väga, väga õige ja selle... Ma ei tea, kas sul tahad veel küsimusi ette lugeda või tahad, ei, ma tahan rohkem, ma lihtsalt reflekteerin need küsimused, mis on ja lõpuks see, kus teil siin nagu justkui vaidluseks läks, et kas Eesti on nagu ainus või teised teevad ka, ma arvan, see kirjeldab väga hästi seda, et liigirikkus ja erinev
erinevused rikastavad ka seda arengut, et kindlasti maailma riigid erinevad, isegi ainult linnade kaupa ju pingutavad sellel teemal. Eesti on valinud ühe tee, oleme selles erinäolised ja omame mõnda edumaad, aga tegelikult ilmselt see plahvatus nähtamatuna vibreerib üle maailma, see, kuidas tehisintellekt õppimist mõjutab. Kuulge, aga saal, suur aplaus panelistidele, aitäh! Jaan Aru, Piret Topi, Madli Maria Naulainen, Liina Kersna, Ülle Matsin, suur tänu teile!